aastal orkaan on meil, kestab kokku 11 päeva ja see koosneb nii-öelda suures pildis 2 osast. Et esimene osa sellest on reservõppe kogunemine, kus me siis täiendame reservmaakaitserühmade väljaõpet ja nende ridu täiendame ning samamoodi oleme kaasanud ka reservõppe kogunemisele erineva relvasüsteemid ja relvaliigid. Näiteks praegu meil siin on snaiprid väljaõppes, siis meil on tankitõrjujad, Javelini raketirühma liikmeid ja oleme kutsunud ka pioneere reservõppe kogunemisele, et nende üksuste ridu täiendada ja nende lahinguvalmidust tõsta. Nüüd teine osa orkaanist on meil taktikalise õppusena ja siis me harjutame oma tegevusi nii-öelda laiapindselt läbi kogu maakaitseringkonna vastutusala, kus siis määratud üksused saavutavad lahinguvalmiduse ning alustavad oma lahinguülesannete täitmist, mis on väga sarnased sõjaplaanile. Sellel õppusel me mängime läbi ohutsenaariumi, kus Saaremaale tahetakse läbi viia konventsionaalne dessant vastase poolt ja sinna me oleme siis nii-öelda selle sõjaplaaniga määranud ka Pärnu lahingukompanii ja lahingutoetusüksusi ning selline suurem konventsionaalne lahing toimub Saaremaal Tagelahe piirkonnas ning ülejäänud vastutusala Saaremaal, Hiiumaal kui mandri osas on meil siis peamine nii-öelda tegevus, kus me oleme silmitsi vastase eriüksustega ning vastase irregulaarsete elementidega, kes nii-öelda üritavad nii-öelda takistada liitlaste ning Eesti Kaitseväe üksuste tegevusi. Seekord me kaasasime siis õppusele prantslased, et prantslased küll etendavad sellel õppusel praegu nii-öelda vastase rolli, ehk siis nii-öelda dessantüksust, kes maabub Saaremaale, aga sellel õppusel siis me mängime nii läbi, et samamoodi prantslased saavad oma väljaõppe eesmärke harjutada, et see oleks ka kasulik nii-öelda nende väljaõppe tsüklis. Prantslased me mängimegi siis stsenaariumi läbi, kus vastase dessantüksuse eelüksus tuleb kopterin dessandina Saaremaale maha ning alustab nii-öelda siis lahingut meie üksustega. Need mehed, kes on kohale nii-öelda tulnud ja osalevad, on väga kõrge motivatsiooniga. Need mehed saavad aru, miks nad tulid, miks nad seda tegema peavad ja on 100% valmis panustama. Ja teine pool, meie Kaitseliidu tegevliikmed, reservväelased, seal ei olegi küsimust, nende motivatsioon on alati kõrge ja samamoodi siis nii-öelda osalevad praegu väljaõppes ja tõstame nende valmidust sõjaülesannete täitmiseks.